tere, kallid kuulajad! Olete jõudnud Refresh & Go podcasti 3. episoodi. See episood on filmitud siis Vaimse tervise kuu raames, aga üles läheb alles novembris. Täna on meil külas Malle Rajangu, kes on siis teadveloleku koolitaja ja minu kaassaatejuht siin on Helle ja mina olen esimest korda siis siin podcastis saatejuhina ja minu nimi on Miia. Tere! Jah, tere Malle! Ja, tere ka minu poolt. Et palun tutvusta ennast veidi meie kuulajatele siis äkki. Sa juba kasutasid nimetust teadveloleku koolitajad. No võib-olla see teadvelolek, et äkki sellest saame veel rääkida, mis see on. Kindlasti räägime. See on ilmselt natuke võib-olla võõras osadele. Teisisõnu võib seda öelda kui enesejuhtimisoskuste koolitaja. Ja siis mul on teine selline haru võib-olla roll veel, et ma olen tegutsen ka coachina. See on ka võib-olla natuke võõras nimi, aga coach on siis keegi, mõnikord eesti keeles kasutatakse ka sõna arengutreener, et kes aitab inimesel mõtestada enda jaoks olulisi teemasid ja mõtestada, kuidas ta jõuab võib-olla mingite eesmärkideni, siis kuidas ta saab iseendast ressursse leida, kuidas ta saab võib-olla asjadesse teistmoodi suhtuda. Selline toetava ruumi looja. Okei, selge. Oota, aga kuidas sa nüüd siis jõudsid sellise karjäärivalikuni? Ja, kuidas ma jõudsin karjäärivalikuni? Ma ei ole seda nagu teadlikult valinud, aga ma ise jõudsin teadvelolekuni siis, kui ma olin ülikooli esimesel kursusel. Ja minu jaoks oli see tegelikult nagu väga-väga suur avastus. Ja siis ma õppisin tegelikult tõlgiks, nagu filoloogiat. Lihtsalt huvi pärast, et siis mille tõlgiks või? Ma olin saksa filoloog. Okay. Aga võib-olla on see, et minu taust, et minu ema ja isa on mõlemad nagu haridusega seotud. Ja siis ma armastan ikka seda lugu rääkida või nagu mõtlen selle peale, et kui ma olin väike ja tüdruk, siis mu ema ütles mingi teismeline, et Malle, sinust saaks nagu suurepärane õpetaja ja mina ütlesin alati ei. Ja alguses ma tõesti ei mõelnud olla koolitaja, vaid ma olingi alguses tõlkja, olin ka müügijuht ja kontorijuht ja siis mul oli ka oma ettevõte, nii et selles mõttes, ma olen teinud nagu erinevaid asju. Yeah. Ja siis mingil hetkel ma ikkagi jõudsin kõigepealt koolitamise juurde ühes rahvusvahelises ettevõttes, kus olid reisid ja siis ma koolitasingi inimesi, kuidas müüa reise, saksa keeles kusjuures. Ja siis mingi hetk ma avastasin, et Vaikuse minutid, selline organisatsioon otsib endale koolitajaid. Nad olid alles alustamas ja siis mul küll läks nagu tuluka põlema, et see on midagi nagu väga minu jaoks, sest et nagu koolitajana selles ettevõttes ma olin tundnud, et ma teen väga õiget asja, et mulle sobib olla koolitaja. Ma olin seal 8 aastat ja ma arvan, ma olin väga hea koolitaja tõesti. Ja siis, kui ma läksin Vaikuse minutite organisatsiooni, sain seal siis teadveloleku koolitaja väljaõppes, nagu need 2 suunda minu elus said nagu kokku koolitamine ja see huvi selliste vaimse arengu teemade vastu. Ja siis tõesti nüüd sealt peale siis praeguseks 10 aastat ma olen koolitanud teadveloleku oskusi. Väga põnev. Vot, aga ma arvan, et lähmegi siit edasi, et mis asjad on Vaikuse minutid? Jaa, et mis on Vaikuse minutid? Siin on võib-olla tarvis natuke eristada. Et Vaikuse minutid kui organisatsioon on ju, et ühendab siis erinevaid koolitajaid, kes siis koolitavadki nüüd väikse tähega Vaikuse minuteid on ju. Aha. Ja me oleme tegutsenud sellel aastal, siis tähistasime 10. tegutsemise aastat ja nüüd tõesti inimesed juba nagu kasutavad Vaikuse minuteid sellise nagu üldistatud nime tähenduses. No nii nagu on kõik laste mähkmed on pampersid on ju ja kõik ehitusvahud on makrofleksid. Eks ole? Ja nüüd kõik harjutused siis, mis aitavad sul ennast paremini tunda, oma emotsioone reguleerida. Eestis palju nimetatakse kõiki neid ka nagu Vaikuse minutiteks. Et see kõik ongi sellest organisatsiooni nimest tulnud. Jah, et see kõik on nagu organisatsiooni nimest tegelikult tulnud. Aga see, mida me ise siis nagu Vaikuse minutite harjutuste all nagu mõistame, need on erinevad tehnikad siis teadvelolekul, tähelepanu juhtimisel põhinevad tehnikad, et kuidas tulla paremini toime oma stressiga, kuidas paremini oma emotsioone juhtida ja kuidas paremini keskenduda.
Nii et see on muutunud nagu selliseks, võiks öelda nagu üldnimetuseks. Okei. Et saan mina siis nüüd nagu õigesti aru, et teil on nagu oma mingisugune ettevõte ja siis on veel mingisugused, kes nimetavad vaikuseminutiteks siis teisi harjutusi või on nad sarnase sisuga või? Jaa, no meie organisatsioon, me oleme koolitanud väga paljudes Eesti koolides, lasteaedades, ettevõtetes ja tegelikult väga paljudes koolides ka kasutatakse igapäevaselt taolisi harjutusi, kus rohkem, kus vähem, on ju. Ja nüüd meie oma koolitustel, meie kasutame sellist nagu võiks öelda mingit kindlat harjutuste komplekti. Aga kuna taolisi harjutusi on veel ja inimesed on ka loomingulised ja loovad, on ju, siis nii nagu sa saad sporti teha hästi nagu mitmekülgselt, on ju, siis niimoodi sa saad tegelikult ka nagu sarnaseid harjutusi teha mitmekülgselt ja siis, aga siis ongi nagu üldnimetus on tekkinud nagu vaikuse minutid nendele ka variatsioonidele, on ju, ehk et aga sisuliselt, mis see tähendab? Sisuliselt see võib tähendada nagu sellist aega iseendale ja see minut nagu tähendabki meie nimetuses ka seda, et sul ei ole tegelikult vaja palju aega, vaid see võibki olla konkreetselt ka tõesti ainult võib-olla minut, mõnikord isegi ainult mõni hetk, kus sa nagu võtad hetke selleks, et tulla iseendaga nagu paremasse kontakti. Et su tähelepanu ei uita ringi nagu võib-olla mingite mõtetega, väliste asjadega, vaid sa tuled nagu kontakti iseendaga ja see aitab sul nagu sellist sisemist rahu luua, sisemist teadlikkust ja selles mõttes siis nagu vaikuse minutid on, et see ei pea mitte niivõrd see väline vaikus, vaid et sinu sees on rahutunne. Jaa. Kusjuures ma pean tõdema, et ma olen ise ka teinud vaikuse minuteid. Ma nüüd kahjuks ei tea, kas need on need nii-öelda õiged, aga ma võin nagu enda kogemusest öelda, et nad on siukesed harjutused, kus ma mäletan nagu enda kooliajast, et me istusime terve klassiga, istusime nagu vaikuses ja lihtsalt kuulasime mingi, ma ei tea, kas siis mingisuguse teemüra või siis, või ma ei tea, mõtlesime, et kas me kuuleme teise klassi tegevusi või midagi, et see ongi nagu selline nagu enda ümbruse tajumine oli vähemalt meil. Kuigi minu mäletamist mööda on seal siis nagu erinevad harjutused selles mõttes, et see konkreetne siis keskendus selle ümbruse tajumisele. Et aga mäletan, et me istusime terve klassiga lihtsalt vaikuses ja ma ütleks, et me olime seal kuskil äkki 4., 5., 6. klass. Et see on siuke aeg, kus vähemalt meie klass oli hästi siukene lärmakas ja siukene nagu nihelemine käis pidevalt, siis pärast seda umbes minutit aega istumist nagu terve klass rahunes maha. Ja tegelikult hästi palju oli ka situatsioone, kus mõni jäi sel ajal siis nagu magama. Et tegelikult ma küsiksid edasi, et võib-olla, et mis see nagu, mis vaikuse minutite nagu mõju võib-olla pikemas perspektiivis on? Hästi hea küsimus. Ma isegi vastaksin sulle siit praegu teadusuuringuga. Need vaikuseminutite programmi on Tartu Ülikool uurinud ja see programm oli siis selline, et see kestis 10 nädalat, 8., 9. klasside õpilased tegid harjutusi ja see toimus 12 koolis, nii et väga suur valim oli, seal oli 700 õpilast ja nende 12 kooli. Tead, ma tahtsin just öelda, et tulge murgi uurima, sellepärast, et meil on siin 1000 õpilast. Jaa, aga praegu me tegelikult ka uurime oma programmi, aga ma tulen tagasi. Tulemused siis olid 10 nädalat ja õpetajad tegid õpilastega harjutusi 3 korda päevas. 3 korda päevas. 3 korda päevas, on ju. Just, et oleks ka mingi selline nagu tõesti
kui me võrdleme näiteks on ju sportis, sa ei eelda ju, et sa saad nagu teed ühe korra ja sul juba kohe tekivad tulemused, on ju, et sul peab olema mingisugune järjepidevus. Sest et see on nagu treening, see on su vaimu või su tähelepanu treening, on ju. Ja nüüd siis mis need tulemused olid, on ju. Ja seda mõõdeti niimoodi, et hästi peenelt, sellel uuringul oli väga põnev disain, mõõdeti näpuotsa vere kaudu, ehk et hästi objektiivne mõõtmisvahend oleks. Võeti verd siis ennem ja pärast seda 10 nädalat ja mõõdeti stressimarkereid veres. Milline on stressitase? Ja stressitase nendel õpilastel, kes olid vaikseminute harjutusi teinud, oli vähenenud. Kuigi see harjutamise periood või see programmi periood oli septembrist novembri keskpaigani, ehk sa tuled kooli vaheajalt, on ju, sul on tegelikult chill olla, on ju, pärast kooli vaheaega ja siis hakkab see stress nagu tavaliselt ju nagu järjest kasvama vaikselt, eks ole, väsimus ja stress. Ja siis kontrollgrupil, nendel oligi stress oli tõusnud. Nii et üks, mida sa võid nagu oodata, et kui sa teed nagu taolisi harjutusi regulaarselt, et su stressitase väheneb. Ja siis teine tulemus, mis tekkis ka, oligi, et selline kurnatus ei olnud kasvanud. Ja teisel grupil siis kes oli kontrollgrupp, nendel oli tõusnud kurnatus. Ja see kurnatuse, nagu väiksem kurnatus, et see jäi nüüd ka püsima siis veel niimoodi, et 4 kuu pärast tehti järelmõõtmine, veel üks mõõtmine ja siis oli ka. Ja siis oli veel ka 3. tulemus sellel uuringul. Ja see nüüd igas koolis välja ei tulnud, see tuli nendes koolides välja, kus tehti natukene rohkem harjutusi, nii et osades ainult. Ja seal oli ka, et selliseid nagu ärevuse ja paanika hoogude sümptomeid oli vähem. Et kui sa nüüd mõtled enda peale, et kui suur teema on sinu ealistele, näiteks ärevus, väsimus, kurnatus, stress. Kahjuks peame vist tõdema, et päris suur. Väga suur ikka. Eks ole. Ja statistika näitab seda ka, on ju. Ja siis ongi, et kui sul on nagu sellised töövahendid olemas, siis ma võiksingi äkki nagu rääkida ka ühe loo, on ju. Ja muidugi. See on mu enda poja lugu, kes siis, kellega ta oskas ka neid harjutusi teha, on ju. Ja siis ühel hommikul ta saab telefonikõne oma sõbralt. Et kuule, kus sa oled? Inglise keele eksam hakkab varsti pihta. Kiire küsimus või, et see on põhikooli või gümnaasiumi? See oli 11. klassis, see oli Cambridge'i. Ta tahtis selle nagu varem teha, Cambridge'i inglise keele eksam, eks ole. Ja siis, et kuule, kus sa oled? Eksam hakkab pihta. Ja mu poeg oli ajanud päevad sassi. Ta arvas, et eksam on homme, aga tegelikult oli samal päeval. No ja mis siis tema ärevuse tase sellele oli, eks ole, just on ruttu ennast valmis taksosse ja siis ütleb, et pärast ise kirjeldab seda niimoodi, et ema istusin seal taksos ja tunnen, et vau, ma olen täiega ärev, on ju. Ja siis oligi, et oli just teinud, ma arvan, et see, mida sina ennem kirjeldasid, see harjutus, on ju, oligi ka helide kuulamise harjutus, on ju. Siis ta ütleski, et istusin seal taksos, panin jalad vastu takso põrandat, ajasin selja sirgu, hakkasin helisid kuulama. Kuulen, kuidas trammi heli on ju, seesama takso sõitmise heli, liikluse heli. Keskendun sellele, et moodi paar minutit tunnen, kuidas ärevus hakkab maha minema. Ja et jõudis sinna eksami ruumi, on ju, siis oli ainult, võiks öelda selline nagu loomulik eksami ärevus, mis on nagu toetav isegi, on ju. Aga sellist ülemäärast nagu halvavat ärevust ei olnud ja ta sai oma eksami väga hästi tehtud ja ta ütles, et kui meil ei oleks olnud sellel hetkel sellist nagu tööriista, et ma ei tea, kuidas mu tulemus oleks olnud, on ju. Ja ma pean tegelikult ütlema, et see on mu üks suurimaid hirme. Tegelikult ma ei tea, kas ma saan öelda suurimaid, aga ma olen vist unes näinud selliseid asju, et mingi suur sündmus on ja siis ma magan sisse või siis, et ma ei tea, ajan päevad sassi. Aga ma tahtsin tegelikult seda küsida, et kas see nagu, kui ma teen neid harjutusi, et kas see mõju tekib mingisuguse aja jooksul või ma teen nagu juba esimese korra jooksul juba mingisugune mõju on? Sa jagasid ennem oma kogemust, on ju, et su klass rahunes, et tegelikult mõju on kohe, on ju. Enamasti erinevatel inimestel, ta võib olla pisut erinev, aga suures plaanis ikkagi selline rahunemine tekib. Ja selline nagu mõtete aktiivsus natukene väheneb.
aga ta kaob ära uuesti. Nii et sul on mõne aja pärast oleks nagu uuesti tarvis ennast koondada, oma tähelepanu koondada. Ja sellepärast oligi ka selles programmis, mis ma just kirjeldasin, oli 3 korda päeva jooksul, on ju. Ja aga mis ma ise enda kogemusest nagu märkan, et kui teha tõesti neid harjutusi regulaarselt, siis selline nagu võiks öelda küll baasseisund hakkab muutuma, hakkab tekkima selline suurem rahu, suurem võiks öelda ka ärksus või elusus, et sa hakkad nagu rohkem pisiasju märkama, sa hakkad rohkem tähelepanelikumalt teisi inimesi kuulama, märkama, mis endaga toimub, sul nagu sellist nagu elusust, elurõõmu tekib juurde, kui hoida, kui nagu hoolitseda niimoodi järjepidevalt oma sellise sisemise seisundi eest. Palju sina teed? Mina ideaalis ma teen igal hommikul 15 minutit. 15 lausa? 15 jah, sest ma tunnen, et see on, sellest tekib nagu niivõrd selline sisemine heaolu seisund. Selline, nagu võiks öelda isegi nagu selline, tõesti nagu tõesti väga-väga hea seisund on. Kas seda saab võrrelda meditatsiooniga? See ongi tegelikult, võibki öelda nagu meditatsioon on ju, et oma tähelepanu juhtimine, et jah, mina teen igal hommikul 15, kui mul ei ole nii palju aega, siis ma püüan teha näiteks kas või 2 või 3 või 5 minutit. Ja ma püüan veel ka leida päeva jooksul selliseid hetki, kus ma tõesti tegelikult tulen ka sellisesse kohalolusse, ma teen, kui ma näiteks kuidas ma veel neid harjutusi kasutan, on ju lisaks hommikule, et kui ma tunnen päeva jooksul, et ma olen väsinud, just, et ma hakkan nüüd ära väsima ja siis võtan endale näiteks 3-5 minutit pausi, et enne, kui see väsimus nagu kuhjub ja siis see on ääretult värskendav. Ja üks viis on mul veel, kuidas ma seda kasutan, et kui mul on vaja mingeid häid ideid, kui mul on vaja sellist inspiratsiooni, siis ma teen ka, et ma enne mõtlen, on ju, ja siis lasen lahti, on ju, kõigest ei mõtle, tulen kas jalutama või siis tõesti ka sellisesse meditatsiooni asendisse ja siis hästi tihti tulevad taipamised, tulevad ideed, et kuidas siit edasi võiks minna. See on isegi päris põnev siuke nipike, sest meil on nüüd praegu siukene tore aeg nagu praktilise töö kirjutamine ja ma pean kahjuks ütlema, et ma olen nüüd vaheaja jooksul üritan seda tööd kirjutada, ma ei tea, mitu korda on ju päevas veel. Ja kui sa nüüd tavaliselt on see, et kui sul nagu ei tule midagi, ei tule pähe midagi, millest kirjutada, siis tavaliselt tõmbad ennast niimoodi krampi ja siis sa, minul vähemalt tekib siuke seisund, kus ma nagu mul ei teki ühtegi mõtet, vaid rohkem on nagu see, et ma pean midagi mõtlema, ma pean seda kirjutama, come on, et nagu vaheaeg saab varsti läbi, ja esimene seminar on nagu kohe-kohe. Et et siukene nagu isegi maandamine ja siis nagu oma nagu mõtete selline vaigistamine või siukene, ma ei tahaks öelda allasurumine, on ju. Enda kogemusest võin öelda, et ei ole tore, aga et nagu rahustamine kuidagi vaigistamine, siis see tundub isegi täitsa siukene nagu huvitav nipp, mida proovida. Sest see ei ole tavaliselt see, mis meie aju teeb, kui nagu on vaja mingisugust mõtet või kiirelt midagi välja mõelda. Ja, siis on see, et ei suudagi lihtsalt mitte ühelegi mõttele mõelda, siis mõtled, et ma pean mõttele mõtlema. Jah, täpselt. Aga kui sa tahad katsetada või kui näiteks podcasti kuulajad tahavad katsetada, siis Vaikuse minutitel on olemas tasuta äpp, kus on olemas mingi praegu just, ma arvan, 6-7 harjutust eesti keeles sisse loetuna, kõige lühem on alla 2 minuti. Et see sama kuulamise harjutus ka näiteks, mille kohta ma ennem seda oma poja kogemust jagasin, on ju. Et tasub teha ennem, kui sa näiteks teed mingit tõesti sellist tööd või kui sa oled näiteks mingi emotsionaalne olukord on, sa oled kellegagi võib-olla vaielnud või mingi sõnasõda on või oled pahandanud kellegi peale, on nüüd sellest seisundist nagu võimalikult kiiresti teadlikult ise nagu läbi tulla, mitte oodata, et mul läks tuju ära, et millal see tuju nüüd tagasi tuleb, eks ole. Me lihtsalt ei ole nagu võib-olla nii väga harjunud, on ju, kasutama taolisi tehnikaid meie kultuuriruumis,
et keegi näiteks ju ei arva, et ma saaksin olla sportlikult vormis ilma harjutamata, on ju. jah. Aga see on lihtsalt nagu võimalus, kuidas ma saan oma vaimset vormi, oma vaimset fitnessi treenida. Aga just selle alustamisega seoses ma mõtlen, et ma olen mediteerimist nagu üritanud teha, aga siis on see, et mõte ikka läheb rändama kogu aeg, et see alustamine, ma arvan, et ongi kõige nagu raskem võib-olla, et võib-olla kuidas alustada, millest nagu millisest siis selle vaikuse minutite sellest praktikast siis nagu alustada. Sa võid lihtsalt katsetada, kui sa tõesti kõige lihtsam, ma arvan, on võtta see äpp, on ju, sa saad näiteks, kas hommikul tuled bussiga kooli, sa saad seal bussis ka kuulata seda, on ju, vahetunnis kuulata, kui teie koolis veel ei tehta, eks ole. Aga ja tunneta, mis on sulle nagu kõige sobivam, on ju, seal on erinevad harjutused. Aga see, mis sa ütlesid, et mõte läheb lappama, on ju, siis see on võib-olla selline lihtsalt nagu selline, kuidas ma ütlen, nagu mõnes mõttes nagu ekslik ootus, et mõtted ei tohi lappama minna, et vaid vastupidi on ju, sa võid nagu suhtuda sellesse, et kui ma märkan seda, et ma praegu olen mingi mõttega kaasa läinud, et mu mõtted on lappama läinud, siis see märkamise hetk, siis see ongi see õige hetk, et ma nüüd tulingi teadvele, on ju, ma nüüd hakkasingi märkama, mis minuga päriselt toimub, on ju. Et sa võid tegelikult hoopis mitte öelda endale, et kuule, jälle ma ei saanud hakkama, vaid vastupidi, õnnitleda ennast, et jess, näe, vaata, nagu tubli olen. Ja siis saad tuua oma tähelepanu tagasi sellele, mis sina tahad, on ju. Ja see ongi täpselt see hetk, et märkan, et tähelepanu on läinud mõtetega kaasa, midagi mõtlema, mis ma ei tahtnud praegu, saan teadlikuks, toon tagasi, võt see ongi nüüd see sinu tähelepanu treeningu koht. See on see nagu see raskuse tõstmine. See on küll väga nagu positiivne ümbermõtestamine. Jaa, kusjuures ma pean ka ütlema, et ka mina olen varem proovinud mediteerida. No ta selles mõttes hästi sõltub, et mul küll, ma olen neid vaikuseminutid varem teinud. Kui mina neid tegin, siis ma võib-olla ei osanud nagu sellises vanuses seda hinnata ja märgata seda vahet, et kui ma nüüd käisin ühel ärevuse koolitusel mõned aastad tagasi, siis öeldi ka mulle, et kui sa teed mingisugust harjutust, siis kõigepealt märka seda olekut peale seda, kui sa oled seda harjutust teinud, et märka seda, et müke su nagu kuidas sa nüüd ennast tunned, et hästi huvitav nagu sõnastus oli, et muidu su aju ei usu seda. Et ma arvan, et ma ei ole nüüd mega kaua teinud, on ju. Et tegelikult võib-olla võiks proovida mingi hetk, et ma saan aru, et ka sul on meile mingi harjutus täna, aga et ma tahtsin tegelikult öelda, et ka ma olen nagu mediteerimist proovinud, ja ka minul on olnud nagu just see keskendumise probleem, kuigi mis nippe mina olen veel saanud, on see, et alusta kas või sellest minutist või 2 ja märka seda nagu erinevust just. Ja tegelikult on hästi palju seotud minu jaoks nagu keskkond, ka see, et palju mul aega näiteks praegu selleks on. Et vahepeal on see, et kui ma tunnen ennast liiga kiirustatuna, ma pean bussi peale 5 minuti pärast minema, siis ma ei suudagi minna sellesse seisundisse, kus ma suudan üldse nagu keskenduda iseendale versus siis sellele, et ma pean praegu mõtlema selle peale, et kas mul ikka kõik koos on ja ma pean uksest välja jõudma. Aga lähme praktiliseks. Teeme, et aru saada. Aga võib-olla alustame natuke kaugemalt, mitte kohe nipist. Okay. Vaid alustame sellest, et miks on võib-olla kasulik üldse tähele panna, on ju, et millega mu mõtted praegu tegelevad, on ju. Et nii nagu kui sa selles harjutuses on ju, õpid märkama, et praegu ma olen hakanud mõtetega tegelema, ma tulen oma mõtete juurest ära, et siis päris elus võib see olla nagu väga kasulik. Yeah. Olete valmis väikseks eksperimendiks? Nii. Et proovi praegu meenutada midagi, mis on sulle natukene stressi tekitav. No jah, on ju.
ja mõtle selle peale natukene aega, no 10 sekundit. Märka, milline see mõju sulle on. Milline nagu selline nagu sisemisele tundele, milline see mõju on? Kas me kommenteerime ja võite ka kommenteerida. No, soovid sa alustada? Mul nagu süda kuidagi nagu troppis, langes selles mõttes, et kui ma hakkasin mõtlema. Jaa, mul on täpselt sama, et ma tunnen koheselt sellist nagu võib-olla natuke isegi pitsitust ja sükest nagu, no ärevus on nagu automaatne tunne. Ehk et nagu see oli nii lühike aeg praegu, aga te kirjeldate, kuidas teie keha väga tugevalt reageeris sellele. Aga kui tihti sa päeva jooksul mõtled sellistele asjadele, mis on sulle rasked, ärevust tekitavad? No praegusel ajal päris tihti ilmselt. Ja kas iga kord, kui sa mõtled selliste asjade peale, kas sa saad midagi teha nendega, mis oleks nagu tõesti seda olukorda lahendav või nagu nagu, et sa saad nagu kohe hakata midagi tegema või et selle mõtlemisel on nagu kasu? Iga hetke ei saa. Ja siis tihtipeale need asjad ei ole väga ratsionaalsed, et mille pärast nagu ärevus tekib. Ja siis on veel nagu, öeldakse, et on nagu selline nagu komme meie mõistusele hakata katastrofiseerima, et kui meie mõtted käivad nagu ringi, on ju, ühe ja sama teema üle, siis ta võib ennast nagu hästi kiiresti keerutada nagu järjest hullemaks, et umbes, et appi, kui ma sellega nüüd hakkama ei saa, siis ma praegu fantaseerin, aga kui ma nüüd selle tööga hakkama ei saa, siis ma ei suuda klassi lõpetada, ma ei suuda kooli lõpetada, siis ma ei saa ülikooli sisse. Kui ma ülikooli sisse ei saa, siis ma ei saa head tööga. Siis mul ei ole elu. Midagi sarnast, eks ole. Hästi kiiresti see lendab nagu, on ju. Eks ole. Ehk et kui sa õpid nagu märkama, mis su mõtetes toimub, on ju, siis sa saad nagu öelda endale, kuule, et nagu stopp, et sellel praegu pole mõtet. Teeme nüüd teise katse. Mõtle nüüd, kas meenuta või kujutle millegile hästi toredale. Ja võid ka kommenteerida, et kuidas see mõjub. See on hästi süke nagu kerge tunne kuidagi. Ja mul oli ka süke tunne nagu hõljuks natuke. Mul oli väga kerge hakata mõtlema ka, sest just see nagu, kuidas need aju hakkab katastroofi ootama. Et see meenutas mulle just ühte inimest, kes teeb mind väga õnnelikuks ja siis ma nagu, mul oli nii kerge liikuda sinna faasi üle. Ja vaata, teil on meeleolu ka kohe hoopis teine. Ühesõnaga, tegelikult vaadake, kui lihtne meil on ise oma mõtete kaudu enda seisundit mõjutada. On ju? Aga kui me nüüd õpime nagu seda märkama, et millega ma praegu tegelen, kas mul on päriselt ka vaja nende mõtetega näiteks praegu tegeleda, on ju? Kuidas ma saan ennast, nagu sa enne ütlesid, neid mõtteid vaigistada, mitte vaigistada, aga lihtsalt tulla nagu tähelepanu võib-olla ära nende mõtete juurest, on ju? Kuidas ma saan ennast toetada, kui ma olen ärev, on ju? Et need ongi nüüd need väikesed teadeloleku tehnikad või siis need vaikuse minutid, on ju? Ja nüüd ma võin anda ka ühe nipi, on ju. Et ühe nipi, et kuidas ma näiteks, kui sa tunned, et sa oled ärev, on ju, mida sa saaksid teha? Ja proovi minuga ka kohe kaasa teha, on ju. Et hakka oma hingamist märkama. Lihtsalt täpselt nii, kuidas sa praegu hingad. Nüüd luba oma kehal lõdvestuda. Võib-olla tõesti isegi natuke sätid ennast, et kehasse tekiks rohkem ruumi. Ja nüüd märka oma keha toetuspunkte. Märka, kuidas jalg toetub vastu põrandat, kuidas tugitool, see diivan sind toetab. Ja märka nagu seda toetatuse tunnet sellest kokkupuutest. Ja sellest, et sellest tekib tegelikult selline nagu kindluse tunne. Ja ongi kõik. 3 sammu. Hingamine, keha lõdvestamine ja siis selline toetuspunktile tähelepanu pööramine. Ja küsin ka jälle, et kuidas see mõjus praegu? Sellised harjutused mulle näiteks, me oleme ühes aines ka proovinud mingit sugust sarnast harjutust ja siis nad alati nagu mulle vähemalt mõjuvad väga siuksed nagu rahustavalt või nagu nii, et ma nagu, ma päriselt nagu esimest korda mingi pika aja jooksul tunnetan enda keha. Muidu ma üldse ei tunneta eriti. Ja, ma nõustun Miiaga selle koha pealt, et kuidagi selles mõttes, et minu aju tavaliselt töötab niimoodi, et mul on 100 miljonit erinevat mõtet korraga peas. Ja kui ma teen neid harjutusi, siis minu aju läheb täiesti
vait. Jah, see me ei kasuta sõna vaigistama, aga selles mõttes, et ma tunnen, kui ma mõtlen, kusjuures ma olen täiesti teinud ka nagu õhtuti ennast, kui ma magama jään, ma nagu mõtlen selle peale, et kuidas ma enda keha tunnetan praegu. Et ma tunnetan, et millised osa mu kehast praegu näiteks mu voodimadratsit katsuvad. Ja see aitab sellel nagu kiirel mõtlemisel vähemalt minul nagu maha rahuneda ja just viia keskendumine ja tähelepanu nagu enda kehale. Ja see aitab mul kusjuures tunduvalt kiiremini magama jääda kui see, kui ma lihtsalt mõtlen oma mõtteid ja nihelen ja mul on kusjuures täpselt sama asi, et kui ma nagu üldse ei suuda magama jääda, et just sellepärast, et ma mõtlen millelegi, siis ma hakkan nagu varvastest liikuma, ma nagu tunnetan igat oma kehaosa, üritan nagu tähelepanu sinna viia ja siis nagu hästi aeglaselt, rahulikult. Kusjuures see, mida te praegu räägite, see ongi üks ka vaikuseminutite harjutus, mis on, vaata, te olete loomulikult juba selleni jõudnud, on ju. See on ka äpis olemas, see on keha tunnetamise harjutus, nii et kui keegi praegu tõesti näiteks saab teist inspiratsiooni, on ju, siis on võimalik lasta ennast ka sellele äpil nagu juhendada, on ju. Ja see on ka üks nendest harjutustest, mida ma kasutan, et olen väga väsinud näiteks, on ju, või on olnud mingi pahandus ja ma tunnen, mu kehas on see ärevus sees, on ju, et siis ma teen sellise restardi läbi sellise harjutuse, sest et vaata, et kui sul on peas palju mõtteid, on ju, su tähelepanu tegeleb nende mõtetega, sa tood nüüd tahtlikult ära oma tähelepanu keha juurde, on ju, ja see lubabki mõtetel vaibuda, rahulikumaks muutuda. Jaa. Täitsa huvitav mõte. Mulle meeldib eriti see äpi teema, sest nagu ka Miiagi, siis ma eeldan, siis me ei ole varem kuulnud sellisest asjast, et ma loodan, et selle podcastiga see info levib natukene kaugemale. Et et tegelikult ma pean jällegi enda kogemusest tooma, et kuidagi see mediteerimine vahepeal on selles mõttes raskem nii-öelda üksinda, et tõesti nagu just kasutades neid vaikuse minuteid, kui sul on nagu hääl, mis toetab sind, siis see kuidagi see keskendumine on palju lihtsam, vähemalt minu jaoks. Et lihtsalt huvitav küsimus, et Miia, kas sa oled varem teinud vaikuse minuteid? No otseselt mitte. Et selles mõttes koolis on olnud ka seda, põhikoolis, et õpetaja ütleb, et olge nüüd kõik vaikselt ja nagu keskenduge sellele, mis teie ümber on. Et see on selle nagu välisele keskendumise see, aga kuna see on põhikoolis ja ainult ühekordne, siis keegi ei ole päriselt vait, et mingi hetk hakkab keegi naerma ja siis ei saa enam mitte keegi keskenduda päriselt normaalselt. Et jah. Meil on nendes koolides, kus tehakse neid regulaarsemalt, siis õpetajad nii tihti räägivad ja lasteaedades ka, aga just ka väga palju ka koolides, et õpilased ise küsivad neid harjutusi. Näiteks mul on praegu üks lugu tuleb meelde, et õpetaja, mul on kohe nüüd neid harjutusi vaja. Õpilased tulid, et midagi oli juhtunud, on ju, siis teadsid, et selle õpetajaga tehakse, siis seal tunni alguses nagu, et palun, et mul on vaja nagu rahuneda. Ja siis ongi, et see 2 minutit on ju, tehakse ühiselt ja alguses võib-olla naerdakse osad, on ju, sest see on võõras ja see on täiesti mõistetav, on ju, see alguse naermine. Aga et kui seda teha nagu regulaarselt, siis ta muutub omasemaks, ta normaliseerub ära, on ju. Ta ei tunda enam mingi imelik või kummaline, vaid vastupidi, et ma saan nagu nii lihtsate vahenditega palju parema enesetunde. Mis vanusest neid tegema hakatakse? Kas sellel on su vahet? 2-3 aastased saavad juba ka teha neid harjutusi, aga natuke võib-olla lihtsamaid on ju ja selliseid ka, kus näiteks võib kaasa võtta ka liikumist, et käte liikumine, et see nagu aitab tähelepanu koondada. Ja milliseid neid harjutusi nagu on? Et me oleme siin maininud praegu siis väliste helide märkamist, enda keha
tunnetamist, kas neid on veel ja kas neil on mingit erinevusi? Ja no näiteks sa võid ka tähelepanu koondada oma hingamisele. Hingamine on ka väga hea tähelepanu fookus, sest hingamine toimub kogu aeg, on ju. Jaa. Ja see on erinevaid kombinatsioone, on ka, sa võid tuua isegi näiteks, kui sa lähed jalutama, on ju, sa võid sellest ka teha tegelikult, sellise teadveloleku harjutuse, et sa ei mõtle oma mõtteid, vaid püüad näiteks teadlikult märgata erinevaid värve, erinevaid lõhnu, kuulata teadlikult helisid, ehk sa teadlikult ka muudad nagu oma tähelepanu fookust sellele meelekogemusele, et mis on praegu päriselt siin, on ju, ja võib-olla näiteks mina olen ise armastanud seda niimoodi teha, et kui ma alles alustasin nende harjutustega, et siis mulle meeldis eksperimenteerida. Näiteks kas või metsas jalutades on ju, et nüüd ma otsustan, et ma näiteks selle puuni ma püüan mitte mõtelda, vaid ma püüan tõesti tajuda helisid, märgata, on ju. Ja siis, kuidas äkki kõik läheb nagu värvilisemaks läbi selle, et ma pööran oma tähelepanu sellele, aga see on natuke nagu pingutus ka, on ju. Ja siis ma ütlen, et aga nüüd kuni sinnamaani ma tahan olla rahulikult ja lasta oma mõtetel nagu voolata, eks ole. Need on nagu täiesti erinevad seisundid tegelikult, aga lihtsalt siuke eksperiment iseendaga, see on nagu nii põnev ja siis ongi, et kui ma annan nagu oma mõtlemisele puhkust, et siis võivad ka need mingid uued taipamised, uued seosed tekkida. Või ka lihtsalt, et see on tõesti selline nagu puhkus mulle. Jaa, aga siis seal mõtlemise nagu, kui sul nagu mõtted voolavad nii-öelda, siis et sa oledki siis nagu tähele pannud, et kui sa teed enne seda, teed seda märkamise aega, et kas sul siis tulevad mingisugused uued ja paremad mõtted või kuidas see just nagu mõtlemise poolt nagu mõjutab? Jaa, võivad küll tekkida sellised mingid uued seosed või uued ideed. Ja, või siis, et kui on mingid keerulised mõtted, on ju, või nagu väga pinges on olemine, on ju, siis ongi see sama ülemõtlemine tekib või mõtlen nende samade asjade üle kogu aeg ja sükest, mis ärevust juurde tekitavad, et siis on nagu kasulik on lihtsalt enda toetamiseks nagu võtta teadlikult see väike pingutus, et ma nüüd muudan oma tähelepanu fookust. Jaa. Ma tahaks, me oleme väga palju maininud teadvelolekut, et võib-olla lihtsalt mingisugust sükest, lihtsat definitsiooni sellele, et mida see tähendab, et kuidas selle nagu kogemise tunne on, et jah. Tegelikult see, mis on teadveloleku seisund, see on hästi lihtsalt võib öelda, et me kõik nagu iga natukese aja tagant ka kogeme seda reaalselt. See on meile kõigile kättesaadav, kõigile omane, et kui ma tunnen, et ma olen siin ja praegu. Näiteks sa vaatad mulle praegu otsa, sa tegelikult oledki sellest ju teadlik, et sa näed mind, on ju. Teadvelolek on lihtsalt siis nagu meetod selle loomuliku võime nagu teadlikumaks kasutamiseks ja harjutamiseks. Ja ta lisab nagu ühe sellise nüanssi veel siia juurde, et hakata märkama ka oma sellist suhtumisviisi. Et kuidas ma suhestun sellega, mis on minu kogemuses. Et mis on teadveloleku vastand? Mis see võiks olla? Automaatpiloot on, et ma teen asju lihtsalt hästi nagu harjumuslikult on ju. Ja see on tegelikult võib ka olla väga hea, sest et kui mul tekib vilumus, kõige lihtsam näide on autojuhtimine. Et kui sa alguses hakkad autojuhtimist õppima, sul on vaja väga nagu kohal olla, teadlik olla, on ju, mis sa teed, sa tegelikult oled, on ju, sa ei saa mõelda samal ajal veel millegile muule, on ju. Aga kui sa oled juba vilunud autojuht, siis sa saad seal veestelda, saad isegi sõnumeid saata. Tegelikult, sa saad väga palju asju, sul jätkub nagu energiat teiste asja või tähelepanu teiste asjade jaoks, sellepärast, et see autojuhtimine on juba automaatpiloodil, on ju. Aga et kui osi läheb ohtlikuks, on ju, siis sa tegelikult lähed kohe tagasi tähelepanuga autojuhtimise juurde, on ju. Ehk et teadvelolek nagu aitabki nagu märgata, et millal mul on kasulik olla selle nii-öelda selle vilumuse baasilt nagu või harjumuse baasilt toimetada, aga millal mul on kasulik, et ma päriselt olen kohal, päriselt märkan. Ja siis see suhtumine sinna juurde, sest et selle suhtumise tasandil saab ka olla sellist
automaatpilooti. Jaa. Ma olen harjumuslikult kriitiline, ma olen harjumuslikult kahtlen, harjumuslikult kardan, harjumuslikud mõtted on ju, või harjumuslikud suhtumised, et näiteks ma võin hakata nagu teadlikult harjutama, et kuidas oleks, kui ma praegu hoopis olen uudishimulik. Jaa. Kui ma teadlikult proovin harjutada heasoovlikkust, Jah. lahkust. Mhm. Kas ma vastasin sulle? Ma natuke läksin laiali oma vastusega. Ei, vastasid, see oli, jaa, ei, väga hästi. Jaa. Aga selle automaatpiloodiga seoses, et minu kogemus on see, et ma olen pigem seda, mitte just seda nagu teadvelolekut, vaid seda automaatpilooti ära kasutanud varem, et mingi kindlal perioodil elus, mitte sellepärast, et oleks midagi väga halb olnud, vaid lihtsalt igavusest kuidagi juhtus niimoodi. Ja nüüd ma ei mäleta mitte midagi sellest, lihtsalt ma ei pannud tähele asju. Okay. Ja see on nagu väga siuke nõme, aga ma arvan, et mulle tuleks see nagu teadveloleku harjutamine väga lihtsalt palju kasuks. Lihtsalt huvi pärast, et mis see oli või sa lihtsalt ei mäleta. Oota, mis asi oli, mis? Et millal sa nagu selle autopiloodi peal olid? No seda on väga kurb öelda, aga see oli sellel aastal, kui ma ei olnud Eestis. Et ma käisin vahetusaastal ja kui ma olin välismaal, siis mul oli see, selles mõttes olulisi asju ma ikka mäletan, aga kuna seal koolis ma ei pidanud kogu aeg kaasa tegema, mul oli igav, siis ma lihtsalt läksingi mingitest asjadest nagu üle niimoodi, et ma mõtlesin või ei mõelnudki otseselt, ma lihtsalt nagu tegin ja nagu keskendusingi sellele, et saaks kiiremini läbi mingi koolipäev, mis iganes. Jaa, aga kusjuures ma arvan, et see võib päris paljudel olla nagu ka Eestis probleem. Yeah. Et ma täitsa kujutan ette, kuidas mingisugust, mõndadel siis on nagu õpilastel just on nagu, kuigi ma kujutan ette, et see on ka täiskasvanutel, eks ole? Muidu ei, sa mõtled, et kas automaatpiloot on kõigil või? Automaatpiloot, selle kohta on tehtud uuringuid tegelikult ja on leitud, et keskmiselt 30%, või mitte keskmiselt, aga et peaaegu, et nagu igas tegevuses 30% me oleme selles automaatpiloodis, on ju. Aga et keskmiselt see on isegi kuskil 40, nagu kuni pool meie ajast. Ja sellel on oma pluss ka, on ju, siis, et ma saangi teha nagu asju hästi vilunult, ma ei pea mõtlema selle peale, on ju, aga just, et võib-olla ta on siuke tuhm, on ju, ma ei ole kohal, ma ei saa nagu elamust sellest, või ma ei ole nagu, see ei ole elus, ma ei ole elus. Selle hetkes. See on nagu hea, kuni see on tervislikus koguses lihtsalt. Ja ma kujutan tegelikult ette, et see ka nagu töö kvaliteet on nagu madalam äkki? Ei pruugi olla, ma arvan, mina oletan vähemalt seda, et jälle ma toon ka, me mõlemad toome lihtsalt enda elust näiteid, aga ma käisin see suvi tööl, et ma olin laos lihtsalt ja seal ma ka kogu aeg, ega ma ei mõelnud, aga mul on tunne, et mu aju oleks nii palju koormunud see, kui ma oleks kogu aeg mõelnud täpselt sellele, mida ma teen. Et pigem see ongi nagu aju nagu säästmiseks ka, aga teisel viisil lihtsalt niimoodi, et sa ei mõtle mitte midagi. See on ka huvitav tähelepanek, et samas nagu justkui neil on nagu samasugune efekt ajule, et justkui nagu tühjaks või vaikseks läheb. Et jah, selles mõttes on see võib olla ka toetav, on ju, aga pigemini tasub seda automaatpilooti just seal tähele panna, et kus ta ei ole mind toetav, on ju, näiteks, et kuidas ma reageerin emotsionaalselt mingitele asjadele, kuidas ma olen harjunud mingitest asjadest mõtlema, on ju, et seal on ka meil seda automaatpilooti nagu päris palju ja vot sinna tasub tuua sisse seda, aga kuidas asjad päriselt on? Jah. Aga tegelikult ma tahtsin veel küsida natukene sinu töö kohta, et mis sa siis nüüd täpsemalt teed, et me saime aru, et sa oled koolitaja ja sa oled coach. Et aga näiteks mis koolitusi sa teed? Jaa, erinevaid koolitusi, näiteks siis kas inimene tahab õppida neid harjutusi ja neid oskusi iseenda jaoks, on ju, siis saamegi koos grupiga siis enamasti läbi teha neid harjutusi, et inimesed kogevad. On ju, kogevad seda harjutust ja siis nad saavad selle justkui nagu isikliku sellisesse tööriistakasti. Et see enne ütlesid ka vaata, et koos kellegagi on võib-olla seda nagu lihtsam teha, on ju, et ma kogen erinevaid harjutusi koos
ja siis ma saan nagu teada, et milline mulle sobib ja kuidas näiteks mingid tehnikad on ju enda toetamiseks, eks ole, et mõtete, emotsioonidega. Ja siis on ka sellised koolitused näiteks õpetajatele, et kus me läheme sammu võrra kaugemale, kus me õpetame õpetajatele ka seda, kuidas neid harjutusi siis näiteks juhendada ja õpilastega teha. Okei, ja siis coach'i pool? Coach'i pool on siis inimestega või ka gruppidega, et ongi, et me võtame ette mingisuguse, see inimene toob siis lauale nii-öelda, et mul on mingi küsimus, ma soovin siit leida nagu teed, et kuidas ma saan mingisugusesse oma eluvaldkonda mingit muutust luua, et mis need minu järgmised sammud oleksid selle muutuse loomisel ja siis mina esitan küsimusi ja siis inimene saab sellises hästi enda jaoks turvalises ruumis nagu mõtelda. Et ja kui sa kuuled ise oma mõtteid, on ju, siis ja võib-olla ei ole nagu mingi nurga alt varem nende peale mõelnud, et siis võivad uued ideed tekkida. Mul tekkis nagu huvi küsimusi lihtsalt sellega, mis sa praegu nagu ütlesid, et coaching, et nagu kes tavaliselt on need, kes tulevad, mis vanuserühmas enam-vähem? See on päris huvitav küsimus. Sorry, aga nagu selles mõttes mind lihtsalt huvitab, et nagu mis see demograafia ongi tegi. See oli täitsa siiras. Mina olen töötanud pigem enda vanust täiskasvanud inimestega, 30–50 aastat vanad. Aga olen olnud toetajaks siis või coach'iks ka tegelikult ka teie vanustele. Okei, ma just tahtsin küsida, et kas ka meie vanuselised on nagu, aga selles mõttes, et kuhu siis nagu noored saaksid siis sarnaste probleemidega ise pöörduda, et okei, et säpp on ju, et sealt alustada näiteks nende samade vaikuse minutitega, aga kui siis on mingisugune sügavam probleem võib-olla? No mina soovitaksin ühte kohta, kui sul on juba tõesti nagu probleemid või hakkavad probleemid tekkima, on ju, et siis on peaasjad ja seal on tasuta noorte nõustamine, et see on, ma arvan, hea ressurss noortele. Aga kui tahaks tegelikult ühe soovituse veel anda, et kui sul hakkavad sellised vaimse tervise probleemid või meeleolu häired tekkima, et siis kindlasti tuleks üle vaadata, mis asi? Uni. Uni, sest et sellest hakkab nii palju asju pihta. Uni, söömine, liikumine. Ja siis võib-olla üks mõte veel, et see, mis ma rääkisin, on ju enda kui coach'i kohta, et tegelikult me saaksime minu arust palju rohkem ka inimestena ise seda üksteisele pakkuda sellist ärakuulamist, et näiteks, et kui sul ongi mingi teema, milles osas sa tahaksid selgust, et siis võibki väljendada oma sõbrale, et ole hea, palun kuula mind näiteks 5-10 minutit ja siis öelda, et kuidas sa tahad, et sind kuulatakse. Et küsimust küsimusi selle kohta, aga palun ära hakka nagu sellesse, et kui on minu jagamise aeg, ära hakka rääkima, aga mul oli ka niimoodi, on ju. Et nagu me suhtleksime teadlikumalt üksteisega. Et olla rohkem päriselt nagu kuulamas üksteist, mitte niimoodi, et üks inimene räägib, aga siis ma juba samal ajal mitte ma ei kuula teda tegelikult, vaid valmistan juba nagu oma vastust ette, on ju. Nende nagu teadlike vestlustega mul on see, et nagu ma oskan väga hästi olla selles nii-öelda kuulaja rollis, et nagu tihtipeale mu sõbrad tulevadki minu juurde ja siis nad räägivad oma asjad ära ja siis tavaliselt ma oskan mingist sellist nõu anda ka, millega nad väga rahul on, mis on nagu väga tore, aga siis ma jällegi tunnen, et nagu neid inimesi, kes seda minu jaoks minu elus teevad, on nii vähe kuidagi. Aga ma ei tea, võib-olla peakski nagu otseselt nagu küsimusena välja tooma selle, et kas sa saaksid palun, sest minul tuleb see nagu naturaalselt, aga kõigil ei tule lihtsalt. Et nagu, et ise teadlikult oma vajadusi väljendada ja heas mõttes nagu, et teisi inimesi enda ümber nagu aidata neil areneda, on ju. Kusjuures mul on nagu sarnane, aga mitte üldse sarnane probleem olnud, et minul on ka see, et ma enda arust olen siukene, kes on siuke toetav, aga mul on just probleem sellega, et ma ei oska ennast väljendada niimoodi.
et mul on hästi tihti mul on ka nagu eneseväljendus on nagu probleem olnud väga pikka aega, et ka näiteks eesti keeles näiteks peame kirjandeid kirjutama. On niimoodi, et jah, ma mõistan probleemi, ma mõistan, mida ma tegema pean, ma saan aru, kuhu ma tegelikult jõudma pean, aga ma lihtsalt ei suuda neid sõnu paberile panna. Ma lihtsalt kogemuse mõttes nagu jagamiseks. Ja aga kuidas sul praegu sellega on? Ma arvan, et see on harjutamise teema, et ma üritan natukene teadlikumalt kasutada sõnu, et kui on kui on mingisugune olukord, näiteks mul on hästi hea näide, et kuna Mallega oleme näinud varem ja Malle üks päev küsis mu käest, et kuidas mul läheb. Mina ütlen, et hästi. Malle ütleb mulle, et aga ütle midagi muud, mis ei ole hästi, mis ei ole nagu hästi. Ja siis ma mõtlen, et oi jama, mis nüüd saab, sest lihtsalt see on see ongi see sama teema, et ma võin öelda midagi muud, aga see nagu eneseväljendus on nagu tuleb raskelt, et kuigi jah, ma nagu tasapisi teadlikult üritan seda arendada, kuigi siiski ta on natuke lonkab vahepeal. Ja samas see võib olla ka midagi, mida me ütleme ise enda kohta ja siis nagu justkui võib-olla see alati ei ole nii, et sa võid nagu vaadata, et mis olukorras see sul niimoodi tekib, et näiteks võib-olla sellel hetkel ongi, et on mingi emotsioon, näiteks ärevus üleval, et siis saad endalt küsida, näiteks ongi üks nipp ka, et kuidas ma saan ennast toetada, kui mul on keeruline olla, et siis see, mis me ennem tegime, eks ole, see hingamine, keha lõdvestamine, jalad alad maha, aga üks nipp on veel, et näiteks nimetada ära, mida sa praegu tunned endale. See aitabki nagu ka sellist sisemist rahu juurde tekitada, et on praegu ärev, eks ole, ja võib-olla näiteks võttagi üks hetk pausiks ise endale ja siis, et kuidas mul siis läheb, siis sa siis võib-olla saad öelda, et me tihti, või vahel inimesed muutuvad nagu ärevaks, kui neil on ärevus ärevuse pärast, või ebakindlus sellepärast, et ma tunnen ennast ebakindlalt, Aga nüüd tulebki mängu siis suhtumisviis, et kui ma näen, et praegu on mingi minu jaoks keeruline mõte või keeruline emotsioon on siin, et ma ütlen endale, see tohib siin olla. Kui luban sellel olla, ma ei stressa selle pärast ja siis ma justkui ka annan talle nagu ruumi ja siis ta saab tegelikult nagu lihtsamini nagu, ta ei ole enam nii suure mõjuga mulle. Aga ma võin ühe nipi siin veel anda, et näiteks kirjutamise ajal, et võib katsetada, et kui sul on vaja seda eesti keele kirjandit kirjutada, aga peas on palju mõtteid, et kas ma saan hakkama ja mul ei tule mõtteid selle kohta ja mis need mõtted on, kirjuta need teised mõtted endale lihtsalt välja paberi peale. Ühe teise paberi peale ja siis võib-olla sa näed, et tegelikult on ainult võib-olla 4-5 mõtet, seda hästi-hästi palju mõtteid, ja siis, et see mõte, kuule, sina oled juba olnud, ma juba tunnen sind, et sa nagu näed ära, et see on jälle see sama mõte, et nad on nähtud, need segavad mõtted ja siis sa saad nagu rohkem keskenduda sellele, mida sul teha on vaja. Kuidas see kõlas sulle, Hella? See tundub päris loogiline. Samas ise ei tuleks selle peale küll, et need ka üles kirjutada, aga jah, nagu kui mõelda, siis tundub loogiline. Ja see tundub just siuke nagu nipina tundub nagu kui ise peaks mõtlema siukse asja peale, see tundub nagu segav faktor. Aga ma tegelikult kujutan ette, et see võib täitsa töötada, sest see on, ma eeldan, see on ka põhjus, miks mõned inimesed kirjutavad õhtuti nagu päevikut või et lihtsalt, et kogu need mõtted nagu peast välja saada. Just. Ja. Et see on ka hea nipp, et kui nagu öösel und ei tule, ja aju ei suuda kuidagi välja lülitada. Vaat. Aga mulle tundub, et peame hakkama väikselt otsi kokku tõmbama. Peame, jah. Väga tore oli, et sa tulid.
kas sa võib-olla soovid veel midagi öelda? Midagi, mis oleks oluline noortele võib-olla teada. Võib-olla üks mõte on, et ma küll tunnen, et me saame ennast ise nii palju aidata, aga et nagu ma ütlen selle kohta, et meil on vaja kasutada väikeste sammude suurt jõudu. Et ja mitte oodata, et stress või pinged kuhjuvad, vaid hakata nagu nii kui tunned, et miski pole päris nii, nagu ma tahaks, et siis kohe nagu küsid endalt, et kuidas ma saan ennast siin toetada. Ja et kui sa märkad, et sul on nagu sellised enda suhtes kriitilised mõtted peas, siis harjutada sellist enesesõbralikkust iseenda suhtes. Et kuidas ma räägin endaga, kuidas ma suhtun iseendasse, et selline enesesõbralikkus, minu arust selles on nagu tohutu jõud. On tõesti. Jaa. See oli siis Refresh and Go 3. episood ja loodame näha juba varsti jälle. Jah, aitäh. Aitäh teile ka.